Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Helena. Ja mina olen Gertrud. Ja täna on meil külas üks 11 D-klassi õpilane, kes osales see aasta Erasmus Plus Ungari programmis ja kellega on kaasas ka täna üllatuskülaline. Meie ees on Marleen Meister ja Janka otse Ungarist. Aga suur aitäh, et sa tulid meie podcasti rääkima ja ma alustakski kergete soojendusküsimustega. Ja esimene küsimus olekski siis, et kui sa peaksid valima ühe unistuste riigi, kuhu reisida, siis kuhu sa läheksid? Unistuste riigi, kuhu reisida? No mul on mingisugune, ma arvan, nimekiri oma peas või mul on igal kontinendil midagi või et millegipärast mind kutsub väga Maroko. Aga samas ka mingisugused Aasia riigid, sellised kohad. Aga kuna ma lähen järgmisel aastal vahetusaastale ja selleks sistriigiks ma valisin Tšiili, siis ma arvan, et ma ütleksin selle praegu, et see tundub kuidagi loogiline. Meenuta nüüd ühte oma mälestust. Milline oli sinu esimene 5 koolis? Minu esimene 5 koolis? No mina tulen koolist, kus hindeid hakati panema 7. klassis. Mina mäletan, minu esimene hinne oli 4. See matemaatika 4 ja ma olin väga löödud, sest ma arvasin, et ma tegin selle täispunktidele. Aga minu esimene 5. Ma mäletan nagu halvemaid asju. Ma mäletan esimest korda, kui ma töö läbi kukkusin, mis oli mingi 3. klassis muusikatunnis. Minu õpetaja eesnime ma ei ütle, aga perekonnanimi oli tal Tubli. Ja ta ei arvanud üldse, et ma olen väga tubli, me ei saanud väga hästi läbi. Ja siis ta ütles, et et enamusel läks hästi, aga Marleen sai 3 punkti 20. Ja see oli väga traumeeriv. Et see oli minu esimene läbikukkumine koolis. Aga ma ausalt öeldes ei mäletagi oma esimest 5. Nii küll hakati hindeid panema. Ja meil oli natuke teistsugune süsteem. Ja mis koolis sa käisid? Tartu Raatuse koolis, mis kui meil täna on teemaks Erasmus projektid, siis see on nagu see kool, mida välja tuua või meil oli hästi palju nagu nii õpilastele kui õpetajatele. Ja ma ei tea, ma olen väga nagu õnnelik olnud või mul on väga hästi olnud, et ma olen saanud päris mitu korda käia. Seda me ka puudutame. Yeah. Aga viimane soojendusküsimus, et mis on parim raamat, mida sa lugenud oled? Parim raamat? Mul on nende lemmikutega natuke keeruline, ma pean ütlema. Aga mis minuga nagu on jäänud, on võib-olla Sylvia Plathi Klaaskuppel või The Bell Jar. Ma ei tea, see on kuidagi puudutanud või see... kuidas ta kirjutab, see on alati mulle kuidagi korda läinud. Ja ma ei tea, ma olen seda vist mingi 4-5 korda lugenud ka. Ja siis selle järgi või sellest lähtudes ma valisin ka oma õpetaja teema, et ma tõlgin ühte Sylvia Plathi novelli, mida ei ole eesti keeles ilmunud. Mis teemasid need raamatud puudutavad umbes? No ta puudutab ühe tüdruku elu ja seda, kuidas ta on nii-öelda jõudnud oma elu kõrgpunkti või tal on kõik see, mis ta nagu võiks vajada, aga siis kuidas ta lihtsalt totaalselt nagu alla käib. Aga minu jaoks võib-olla see ei ole isegi nagu selle raamatu temaatika, aga pigem kuidas see on kirjutatud või mingisugused, ma ei tea, mingid mõtted või kuidagi vahepeal, ta sõidab väga reebelt välja ja siis on tema mõtted nagu katkendlikumad või nagu on ka hästi hüppelised ja siis see on kuidagi hästi äge. Saab kõrva taha panna lugemissoovituseks. Me oleme lasknud igal külalisel ka tutvustada ennast, teha siuke väike kiire tutvustus. Palume sul ka seda teha. Ja klassikaline intervjuu küsimus, jah? Ja ikka. No minu nimi on Marleen ja ma õpin hetkel 11. humanitaarklassis, D23. Ma arvan, et väga raske küsimus. Või mul on nagu mingi muster, mille järgi ma alati vastan sellele nagu kuskil mingisugustel intervjuudel või asjadel, aga tegelikult on hästi raske öelda, et nagu kes sa oled, vähemalt minu jaoks. Aga ma arvan, et viimastel aastatel ma saan öelda, et ma olen avatud inimene ja ma saan öelda, et ma olen küllaltki julge inimene. Ja ma ei tea, mulle meeldivad igasugused loovad asjad, kunstilised asjad. Jah, ma niimoodi kulgen, ma arvan. Vaikselt kulge.
aga millega sa tegeled? Kui siis äkki, kui ei oska teha, kes sa oled, siis äkki millega sa tegeled? Millega ma tegelen? Noh, ma olen oma elu jooksul erinevate asjadega tegelenud, tantsinud, natuke teatrit teinud. Nüüdseks nagu kooli kõrvalt natukene vähemaks tõmmanud neid asju, aga endiselt ma käin näiteringis, siis ma käin kooris, nagu siin veel. Aga muidu nagu vabal ajal või ajal, kui ma koolis ei ole, mis on enamus ajast, mul on viimasel ajal tunne, siis ma kirjutan midagi, loen midagi vaikselt. Miilangus olen ka küll see pool aasta natuke vähem aktiivsemalt. Ma ei tea, õmblen vahete vahel. Et jah, selliste asjadega tegelen. Või siis koristan, ma kogu aeg koristan. Ma väga muud ei teegi, kui koristan. Jah, ja õpin. Nagu gümnasistile kohane. Yeah. Aga sa mainisid Miilangut. Milline on õpilase kogemus just Miilangus? Vist kirjutaja roll äkki või? Vist küll, jah. Ma ei tea, Miilangus on selline vahva ja vaba, et nagu pea oma kuupäevadest kinni ja siis on nagu hästi, et kirjutajana ongi see, et põhimõtteliselt nagu loomevabadus. Et ongi see, et noh, koosolekutel me arutame, paneme nagu mingisuguse lehe struktuuri paika, aga sisuliselt võib nagu kõike teha, et võib teha mingi probleemloo koolist, võib astuda üldsegi koolist välja, kirjutada lihtsalt oma loomingut proosateksti, et sisuliselt nagu käed on täiesti vabad. Ja või noh, ongi see, et sa nagu oled oma enda kirjutamise ja nagu aja nii-öelda, et sa ise vaatad, et saaks tehtud. Ja siis saadad teksti toimetusse ja siis toimetatakse ära, vaatad üle ja siis ilmub selle juba lehes. Aga jah, Miilangus on ka see, et noh, kirjutaja roll on ainult üks roll, et meil on seal küljendajad, toimetajad, noh, nii keeletoimetajad kui ka siis sisutoimetajad, et see isegi nagu natuke erineb. Ja siis jah, peatoimetajad ka, kes nii-öelda haldavad, et kogu see asi kokku tuleks, et mingit jama ei oleks ja toppama ei jääks ja... Okei, aga me juba enne veidi rääkisime, et Raatuse kool on sulle juba selliseid Erasmus Plus võimalusi pakkunud, et kus sa siis käinud oled ja mis programmidel? Jaa, et kõik on olnud Erasmus programmid. Ja kuna meil tõesti oli hästi aktiivne arendusjuht, kes kogu aeg toimetus tegeles sellega, kirjutas ise projekte, suhtles mingisuguste teiste koolidega, siis mina sain põhikoolis käia 3 korda. 3 korda. Esimene kord oli võib-olla kõige suurejoonelisem, kui ma olin 6. klassis, siis me käisime Reunioni saarel, mis on Madagaskarist umbes 200 kilomeetrit ja siis see on Prantsuse koloonia jäänud, ehk siis see sisuliselt kuulub Euroopa Liitu. Ja siis ma olin vist 12 aastat vana ja siis lennutati kohale sinna ja ma nagu endiselt mäletan nagu igat päeva nagu enam-vähem mingid detaile, ma mäletan, kuidas seal kodus lõhnas ja ma ei teagi, kuidagi hästi nagu erkselt on meelde jäänud see. Et see oli minu esimene kogemus, sellest tõesti ka Postimehes see artikkel. Ja ma nägin seda, mul on seda, ma leidsin selle, kui ma taustainfot otsisin. Ja oli säge. Kuidas nad üldse lubasid või just nagu 12-aastased, need ei tohi isegi vanemaga reisida, et kuidas see nagu korratuslikust poolt, kuidas see programm üldse nagu nii noori lubas sinna? No Raatuse koolis, mis natuke erineb nagu Treffneriga, on see, et seal oli hästi nagu, kõik oli väga ette planeeritud. Et oligi see, et kui siin osteti näiteks ungarlaste puhul lennupiletid ära umbes nädal aega ette, siis seal oli nagu sisuliselt aasta, vähemalt pool aastat, et kõik oli ette teada, sa said oma perekonna umbes 6 aega ette teada, vanema load olid, tollel hetkel oli ka veel COVID-i aeg, siis ma mäletan, mu isa andis mulle selline suure respiraatori kaasa, kus olid 2 suurt klappi ja siis ma käisin sellega Pariisi lennujaamas ringi nagu mingisuguse gaasimaskiga. Et kõik oli nagu hästi üks-ühele üle vaadatud ja noh, ma ei teagi, kuidagi jah, see Raatuse koolis tundus nii turvaline või nagu kuidagi oli usaldus lapsevanemate ja kooli vahel, et see ei olnud nagu kuidagi probleemiks.
sa ütlesid, et sa oled 3 korda ka käinud põhikooli jooksul. Ja Et mis oli see motivaator, mis sind siis tõmbas uuesti minema? ma arvan, et lihtsalt hästi äge oli või noh, oligi see, et esimene kord ma käisin Reunionil, siis aasta pärast seda oli koroona, siis me ei saanud minna ja kusjuures koroona pärast ma tegelikult sain 8. klassis minna Portugali, sellepärast et need inimesed, kes pidid päriselt minema, nemad olid ära lõpetanud. Ja siis töötaski niimoodi, et siis ei olnud enam, sellest me olime natuke vanemad ka, siis ei olnud enam seda suurt bürokraatiat, et kirjuta oma nimi siia ja siis oota mingi 2 nädalat, et siis me vaatame, et kuhu me su paigutame, et nimed, et kuhu riiki, sest projektid olid suured, ei olnud ainult nagu üks riik, vaid oligi see, et ühes projektis on 3 riiki koos ja siis ongi nagu 1 nädal igas riigis, kuhu tulevad kõik kokku. Igatahes siis jah, see süsteem töötas niimoodi, et kirjutasid, et sa oled huviline, kirjutasid mingi motivatsioonilause võib-olla ja siis pidid ootama natuke ja vaatama. Igastahes jah, selle koroona asjaga, et hiljem oli juba niimoodi, et lihtsalt arendusjuht kirjutas Messenger, et kas sa saaksid kabinetist läbi astuda. Ja siis ütles, et meil on 3 vaba kohta Portugali, et kas oleks huvi. Aga jah, see motivaator on see, et see on nagu hästi-hästi äge kogemus. Et ongi see, et kuna see on, kuidas ma ütlen, kultuuriamps. Sa nagu oled täiesti teises keskkonnas, aga sa oled seal ainult nädal aega. Ja see ei ole see, et ma nüüd reisin kuhugi ja ma ei tea, olen kuskil hotellis, vaid see on nagu see, et sa oled päris inimese kodus. Ehk siis sa sisuliselt nagu oled osa nende nagu rutiinist ja nagu igapäevasest olmeelust. Ja see on nagu hästi kuidagi silmi avav alati olnud. Et alati tekivad mingisugused võrdlusmomendid, et kuidas meil kodus on, kuidas siin on, kuidas tolles riigis oli. Et saab alati mingit paralleele tõmmata, mis on väga huvitav. Ja jah, siis saab ka näha seda nagu koolielu. Et minu jaoks võib-olla see märksõna oleks lihtsalt see olmeelu, et näha seda natukene. Aga samas nende programmidega ma olen ka saanud nagu näha mingisuguseid vaatamisväärsusi või mingeid asju, mida ma nagu ei oleks isegi osanud ette kujutada. Et jah, ma ütleks nagu olmeelu, aga samas ka, et nagu näha võimalikult palju ja et kui palju ägedaid kohti on nagu olemas. Ja miks oled jäänud Erasmus Plus projekti juurde, et ma tean, neid projekte on Eestis päris mitmeid? Kusjuures mina isegi ei tea väga palju neid teisi või Erasmus on Euroopa põhine ja siis Eestis on mingi Veni-Vidi-Vici või midagi, et saab kuidagi keelekeskkonda vahetada. Aga ma ei tea, see oli lihtsalt, ma arvan, nagu kuidagi olemas või nagu mugav või et see oli see, mis ma teadsin. Või nagu ma tõesti ei oska isegi nagu praegu välja tuua, et mis on veel sarnased programmid. Et on tulnud võimalused sulle ette ja sina oled haaranud. Just, täpselt nii võib seda hästi öelda, jah. Aga kus sa siis veel oled käinud peale Portugali ja Mauritiuse? See oli Reunion, igaks juks. Vabandust. Ei, pole üldse probleemi. Mauritius on sellest veel natuke nagu. Ja siis jah, oligi 6. klassis käisin Reunionil, 9. käisin Portugalis ja 8. ja 9. ma käisin Itaalias, Põhja-Itaalias, väikses kohas, mille nimi oli Barbarano Mossano äkki. Ja see on nagu siuke, see oli siuke väike küla, kus elas vist mingi 2000 inimest. Ja siis see oli ka hästi huvitav, et nagu seda näha seal või Itaalias kuidagi. Ma ei olnud varem kunagi Itaalias käinud, aga ma ei tea, kuidagi ta vastas hästi ootustele või ta oligi hästi siuke kuidagi, mida sa mõtled nagu Itaaliaga, selline kivist ehitised ja selline küla kuidagi ambiance ja mingid viinamarja istandused ja sellised asjad. Et see oli hästi huvitav ka. Kas Erasmusel on mingi kindel eesmärk ka või mingi kohustus õpilastele, et midagi, mida sa pidid tegema ka iga kord, kui sa läksid? Jaa, alati on nagu projektil mingisugune fookus, et mingisugune teema, näiteks siin Treffneri puhul ma olen nagu täheldanud, et need on natuke vabamaad, et me suhteliselt nagu koolides ise otsustame, et millega me tahame tegeleda. Varasemalt need olid väga täpselt ette kirjutatud,
näiteks oligi kas Title oli ühe projekti nimi, ehk siis mis tähendab, et me tegelesime väga sügavalt kirjandusega, me tegelesime erinevate raamatutega, tegelesime nende analüüsiga, tegime mingisuguseid etüüde, siukseid asju. Ja siis näiteks ühel oli teater teemaks. Ja see oli ka põhikoolis. Siin me oleme tegelenud eelmine aasta näiteks keskkonnateemadega ja ongi see, et sa nagu võrdled, et kuidas on meie koolis versus siis kuidas selles teises koolis on. Ja hetkel tegelesime Ungaris siin me tegeleme kultuuriste eripäradega ja Ungaris tegelesime mentaalse tervisega. Et su nädalal on alati nagu mingisugune fookus, mille ümber siis nii-öelda ehitatakse üles see projekti ülesanded ka, mida siis nädala lõpus esitletakse. Kas sellel on nagu mingi sisend ka, et kas see info läheb kuhugi nagu kaugemale edasi või see on lihtsalt nagu rohkem, et teie saaksite seda nii-öelda kogemust ja teadmisi juurde? Ma arvaks, et sellel võiks olla natukene laiem mõju või nagu vähemalt koolikeskkonnas, et näiteks kui me tegelemegi, et kuidas muuta nagu koolikeskkonda ökonoomsemaks, siis näiteks eelmine aasta me esitasime juhtkonnale avalduse, et käte nende kujutuspaberite kasutamist vähendada ja asendada need käterätti rullimasinaga. See ei läinud läbi nagu näha, aga et selles suhtes see nagu eesmärk on ikkagi seda kuidagi koolikeskkonda nagu parandada ja tõsta nagu õpilaste teadlikkust mingisuguses valdkonnas siis. Aga samas on ka see, et iga õpilane või iga inimene, kes saab käia, ta ju võtab selle kogemuse endaga kaasa ja ta viib seda edasi või ma arvan, et see ongi see integratsioon, et nagu natuke vähendada mingisuguseid stereotüüpe. Vabandame tehniliste viperuste pärast. Lähme siis edasi järgmise küsimuse juurde. Milleks on siis, milline oli, kui sa läksid sinna riiki, sul olid ka hostvanemad, et milline oli see kogemus teiste peredes ka nädalal elada? See sõltub hästi riigist ja kohast ja see on alati hästi erinev, et nagu ühtset sellist, ma saan kasutada sõna alati, väga privilegeeritud minust. Lihtsalt iga kord see on olnud hästi nagu erinev, et igal perel on mingisugune oma elu või nagu oma rutiin või see on hästi erinev ühesõnaga, et Ungariga oli jah see, et see oli nagu küllaltki sarnane nagu minu koduelule või nüüd ma küll kolisin välja, aga eelmine või terve mu ülejäänud elu oligi täpselt samamoodi, et neil oli oma väike majake ja siis oligi minu ungarlane Janka ja tema vanemad ja siis nende hästi suur paks kass. Ja neil oli selline rutiin, et kuna ta käis linnas koolis, siis ta isa viis ta igal hommikul rongijaama, ta sõitis sealt rongiga kooli ja siis õhtul samamoodi tagasi. Aga neil oli hästi selline neil oli hästi siuke idülliline või siuke hästi rahulik. Et ma mäletan, mul oli seal nagu oma tuba, ma olin seal kontoriruumis ja seal oli kuidagi nii vaikne olla. Ja see oli nagu hästi siuke kuidagi rahulik tunne. Aga jah, see sõltub tõesti väga suuresti riigist ja perekonnast, et Belgia puhul, kus ma olin eelmine aasta, et seal oli natuke hektilisem, et seal oli ka nende kultuurile või neil on nagu omane see, et nad kütavad ainult oma elutuba ja kööki siis. Ja siis nad magamistubasid ja vannitubasid ei küta. Ja siis mul oli nii külm seal, et 3 päeva ma kannatasin ära. Ja siis ma ütlesin, et palun tehke midagi, ma ei saa öösel magada. Ma magasin niimoodi, et mul olid nagu mu pidžaamapüksid ja siis tavalised püksid olid veel peal ja siis särk ja kampsun ja sokid olid jalas. Hommikul oli ikka nii külm, et ma pidin Ave Külteri, kes oli meiega kaasas, pidin tema kampsunit laenamast, et kuidagi terveks päevaks oli lihtsalt nii külm. Vabandust. Et jah, et perede puhul ongi see, et me nagu on ikka mingid sarnaseid jooni või kõik nagu lihtsalt vaikselt elavad oma elu, aga lihtsalt jah, see on, ma arvan, nagu ilmselge, et see väga suuresti erineb nii riigist kui ka siis lihtsalt üksikust perekonnast. Aga selles suhtes kogemus on alati hästi positiivne olnud, et kuidagi
noh, alati on ikkagi olnud nagu see, et nad on sinu jaoks kuidagi kohal või et nad tahavad, et sul oleks nagu hea nädal või et nad teevad nagu endast parima, mida siis ka meie Eestis nagu püüame teha enda vahetusõpilastega. Kas sa tahad veel midagi küsida või lähme soovituste juurde? Jaa, mul on üks küsimus tegelikult küll. Tee üks siuke nagu lühike reklaam või siuke nagu tutvustus. Too välja mingid paremad küljed, et miks peaks üldse nagu minema Erasmus Plus programmile? Jaa. No esiteks saab minna välismaale, saab, see on kõik see, millest ma nagu enne rääkisin, et saab nagu osaks sellisest igapäevasest olmeelust mingisuguses teises riigis, teises kultuuriruumis ja lihtsalt tahes-tahtmata nagu õpid hästi palju selle riigi kohta, selle keele kohta, selle kultuuri kohta ja see loob mingit pilti maailmast. Selles suhtes hästi unikaalne kogemus, et nagu mina ei tea, et miski muu sellist asja pakuks, et noh, et sa võid, nagu ma rääkisin ka, et käia reisil, aga see ei ole kuidagi nagu võrdväärne. Ja samamoodi on see, et seal on enamasti inimesed, kes on sama vanad, et noh, Belgia puhul ma võin seda öelda, et seda nagu sidet ei tekkinud, sest et seal olid liiga suured väärtuslikud erinevused, ma tahaksin öelda, aga ungarlaste puhul on küll see, et nad on kõik hästi nunnud, nad on kõik hästi ägedad inimesed ja meil on nagu hästi palju sellist sarnast pinda, millest nagu nii-öelda rääkida, et mille üle me nagu saame bondida nii-öelda, et ongi ka need inimesed, kuigi minu kogemusest on nagu see jäänud tavaliselt, et tegelikult sa isegi nii väga ei saa lähedasemaks nii-öelda selle välisriigi seltskonnaga, vaid pigem toob see just nagu sinu enda nii-öelda gruppi nagu üksteisele lähemale või nagu just seda, et te kuidagi, no need on 2 nädalat, 1 nädal siis välismaal, 1 nädal Eestis, et seda nagu see koos läbi elata või kuidagi see, mis tekib, on just see, no üks hästi suur väärtus, üks hästi suurtest väärtustest ka, et see toob nii-öelda eestlasi üksteisele lähemale, et see on ka kindlasti üks põhjus. Ja jah, saab maailma näha, saab käia üliägedates kohtades, ma olen tõesti nagu, mul on väga vedanud, ma olen näinud nii ägedaid kohti, et ongi Treffneri projektid, siis Belgias käisime kõik need Flandersi, noh mitte kõik, aga sellised suuremad linnad läbi, et Brüsselis nägime parlamenti, nägime seda kesklinna, Mannequin Piss, nagu üliägedad asjad. Gentis, siis Bruges, et hästi ägedad kohad. Ungaris täpselt samamoodi, et me olime Budapestis, kõik see nagu ajalugu, see linn on nii ilus. See on üks kõige ilusamaid kohti, kus ma üldse olen käinud. Et see on kindlasti koht, kuhu ma tahan tagasi minna. Et lihtsalt ka selline nii-öelda kultuuriline ajalooline väärtus on sellega väga suur. Ja lihtsalt silmaringi ja jube tore on. Ja seda saab tasuta teha. Ja seda saab tasuta. Kusjuures eelmine aasta me maksime oma lennupiletite eest ise. Aga üldiselt on see, et jah, ise peab lihtsalt maksma seal koha peal mingisugused kulud. Et pere nagu hoolitseb sellest, et see oleks toidetud, joodetud. Ja siis pärast oma nii-öelda õpilase eest on ka nagu, tema eest tuleb ka ikkagi hoolitseda või et temal oleks samamoodi hästi kõik. Aga jah, võrreldes siis nii-öelda tavaliste reisikuludega võib öelda, et see on ka väga säästlik variant. Ja kuidas sul oli üldse teist õpilast nagu enda kodus hostida, et milline see vaatenurk pigem on? No mul on sellega olnud ka nagu erinevaid kogemusi tegelikult. Et põhikoolis see oli nagu natukene selline, see oli kuidagi hirmus ja eks ta on natuke ebamugav ikkagi selles suhtes, et et keegi kuidagi on sinu kodus või sinu sellises pühakohas. Et põhikoolis oli natuke mul keeruline sellega, aga nüüd nagu saab kuidagi hästi hakkama või eriti minu ungarlasega, et meil on hästi hea dünaamika, meil on nagu kuidagi, me saame väga hästi hakkama või eks ta natuke, on teistmoodi see elurütm sellel nädalal kindlasti. Aga samas on jälle tore või miks ma igale asjale tore ütlen, see ei ole nagu, see ei ole üks ammendav minu poolt. Aga ongi tore, jah. Aga ongi tore, jah.
jah, et no teistmoodi ta on natuke vahetevahel ebamugav, aga mitte midagi ületamatut. aga nüüd viimane siuksed soovitused, et kellele, mis nii-öelda inimestele sa soovitaksid minna sellistele projektidele? Millistele inimestele ma soovitaksin? jah, Ma arvan, et sisuliselt kõigile, kes on nagu ise tahavad või kes on huvitatud, sest et sinna ei ole mõtet minna, kui nagu ainus motiiv on, ma ei tea, lihtsalt koolist ära saada või noh, samas vaadates, kus koolis me käime, siis ma arvan, et see ei ole nagu eriti suur probleem. Lihtsalt, et ise oleks nagu huvi ja tahet ja mingisugust natuke ambitsiooni ja lihtsalt jah, et olla avatud ja siis on hästi, et ma ei ütleks, et seal mingisugust väga spetsiifilist sihtgruppi on, et ja ka väike soovitus, et kuidas leida seda indu, et üldse korraldada ja käia üritustel erinevatel programmidel. ma arvan, et issand, ma olen nii kuidagi lakooniline ja ümar, ma väga vabandan, aga ma arvan lihtsalt, et olla avatud ja võtta rahulikult ja jah, et mõelda natuke ka läbi, et nagu tuleb arvestada sellega, et noh, esiteks peab koolist puuduma, teiseks, et noh, see on vahetevahel natuke keeruline kogemus, see on natuke teistmoodi kui tavaelu, et olla nagu selleks valmis, olla ka valmis seda vahetusõpilast siis majutama ja temaga et talle ka pakkuda seda nädalat, mida ise oodatakse sealt. Aga jah, ma arvan, et kui on see tahe olemas, siis on ka see hind olemas või vastupidi, et suur aitäh, et sa olid nõus rääkima tulema ja lähme nüüd räägime ka siis sinu ungarlasega natukene, milline oli tema kogemus. So thank you, Janka, for coming to our podcast and we would like to start with some warm-up questions. okay. get to know better. So, would you rather have unlimited free travel anywhere in the world or unlimited free food at any restaurant? Free travel. Yes. Would you rather have a rewind button or a pause button for your life? Rewind. All right. Okay. Is there a specific reason also? I wouldn't like to see the future because I think in the present I would just be worried about it, and I, don't like to see it. That's really Yeah. And would you rather be able to breathe underwater or survive without sleep? Breathe underwater. I love sleeping. Yes. You speak very good English. Is it? Have you learned it like a long time? I don't know. The thing is, I never actually really learned it. I think I just started watching movies and videos, and I've been learning it, since kindergarten, and but not actively, just listening and picking the language up. Oh, that's really impressive. So you have never taken English lessons? I do, but I don't do anything on the English lessons. I basically just zone out. Okay. So usually when we have guests over, we ask them to introduce yourself a bit with a few phrases. Okay, so I am from Hungary. I go to a bilingual high school, so I take multiple subjects in English. It's hard work, but I knew the school was challenging, that I still went there, and now it's challenging, and now I'm like, oh my gosh, the school is challenging. No way. I have a cat. I love cats so much. They're my favorite animal. I don't have any siblings. I'm an only child. I love being an only child. No offense to people with siblings, but yeah, I like my freedom, and I love my parents. Yes. Marlene said you have a very cute cat. Oh yeah, a large cat. Large cat. And you usually go to, she also said that you go to school by train. So was it a decision to go further?
Yes, I wanted to go because I live quite on the side of Budapest. And so I wanted to go to school in Budapest because where I lived, there was only one high school when I started. So, and it was really hard to get in, obviously, because it's like a bigger city. But now there's multiple. Anyways, and I also wanted to go to a bilingual school because I like language. And how did you get familiar with the Erasmus Plus project? I think it's called the same there. Yeah. Yeah. We have a board in the school where they announce these projects. And last year I also went to Belgium. So yeah, I was looking forward to seeing what is there for me this year. And what are your usual like goals, or what was the motivation for you to go to these exchanges? I wanted to know more people and get a little more extroverted. I don't know if that happened, but I'm trying. Yes, I'm not a very extroverted person. Yeah, I like my own Personal space. Yes. So Marlene came to you first, or your country. So how was the experience hosting her? Much better than what I had before. Yeah, she was very nice and still is. I think, yeah. It was a very great surprise. And I think she really liked it. So, and I tried to make it very enjoyable for her. But also it was hard with the Hungarians because we didn't really know each other. So yeah, it's kind of like a last minute thing. Okay. What were the activities or fun things you did? Great question. I think, I don't know, I just really enjoyed being everywhere with them. Like the whole group, I think we got really familiar with each other. And it's very homely now. Yeah, we went to some bars, we went to some thrift shops. It was great. Did you have like some specific like project-related activities? Like we heard that the overall topic or the theme was mental health. Yeah. So how was that shown in the program? We went to a yoga lesson. Oh. Yeah, it was actually held by my biology teacher. I do not miss her. Anyways, yet I still go to A-level biology, so that's just, yeah. We were outside a lot in a park, walking, just, reflecting on the week. Yeah, talking about how we can improve our mental health with school also. And were there any difficulties also with the Estonians specifically? No, I wouldn't say, no. They were very lenient, and we also tried to, make it comfortable for them in Hungary because they are the travelers. Obviously, it's harder for them. No, there weren't. And now coming to here, Estonia, how has it been, or what have you done here? How was the trip here? The trip itself was long. We had to go to a connecting flight and the bus and everything. It took up like a day, and I was so tired by the end because I had to wake up at like 3 a.m. So yeah, but I think it was worth it coming here. It's a bit cold, which I do not like, but other than that, I've been enjoying it. The museum yesterday was a bit off though. I don't know. It was kind of, I don't know. Yeah, long and Oh, did you go overdone. to Estonian National Yeah. Museum? Okay, it's a quite long house Yeah. building. Yeah, but we had a lot of fun in the sauna. I really enjoyed that, yes. It was actually my first time going to a sauna. Really? Yeah. You don't have saunas in Belgium? Hungary, sorry. We do, but we don't use it as much. Like, it's not in our culture to use it. It's just an option. Well, quickly talking about Hungary, and how are the traditions there usually?
I think right now the country is kind of like going down the gutter, so we don't really have time as a nation to focus on the past, and we really want to make our future better. So yeah, we're working on that one still. But I feel like um, the culture, like how I experience it inside of Budapest, and also like on the countryside where my grandparents live, is very different. And there's like we travel 1.5 hours, and I feel like I'm in a different culture. My grandparents speak a different way, and my parents also kind of speak a different way because they're from there both. And we still hold some traditions like Easter and some traditions at Christmas time, but I don't think we really focus on that nowadays. But coming back to Estonia, what do you think about Estonia and the Estonian culture? I think it's like really beautiful that you love your country so much, and everybody needs a bit of that for sure. And for me, it's first I was like, it's kind of like strange, for me as a Hungarian. But then I was like, it's beautiful that you like come together as a nation and you love each other. So yeah, or at least that's what I saw. But I hope it's true. Oh, it's definitely true. Oh, thank you very much. That's very sweet. The week is coming to an end. You're leaving tomorrow? Yes. Yes. So, sadly. Yeah. What are the most memorable moments you have made so far? We laughed a lot, for sure. We were happy. I don't think we really had like a big problem so far, and I'm really glad for that. And just every moment, I think, it's like good that we shared here, especially the sauna. You really enjoyed the sauna, I see. Yeah. What was it about the sauna specifically? I think it was just great fun, like experiencing it for the first time with some of the others too, and then like going into the river right after was, yeah. I didn't think that I would do it, but then I did, and now I'm glad that I did. Where did you go to the sauna? It was like on a little, Boat. yeah, boat on the Oops, river. A On boat. Emajõgi. Ah, okay. And talking about their school, Treffner, what have you noticed about the school or like the students here? I think the students are kind of the same as in our school, like very varied. Like there are a lot of different people, obviously, but the school is so huge actually, and so old. Our school is not that old, but it's still older. And I think this school is actually like vastly different from the Belgian one that I went to, because it's like that one was so modern and this was like more traditional. Yeah, the school is quite amazed when we first came here. So did you also get a tour? Yeah, I got a tour. It has a lot of little nooks and crannies that you can get lost in, but I can go from the hall down to the lunch hall. So yeah. Oh, that's pretty good already. So last part is recommendations, and why should you participate in such programs? Because you get to travel to a different country and experience a different culture better because you're actually with the people and you can ask them anything. And I think it's great to open up to a different culture and just not. I think this is better than experiencing it as like, alone or with your family, because again, you're with the locals. And do you have some recommendations about or from Hungarian food or culture? Langos. It's like a fried dough kind of stuff.
It's very good. And also chimney cake, obviously. Okay, then we have to try it. Yeah. Definitely. Okay. Thank you very much for coming and talking. And we would also like to give a little gift for you guys from our sponsors. They're a student company basically, and called Four Oats, and they do this. They call it energy balls. Yeah, it has a lot of good stuff in it, and it's very healthy. So here you go. Thank you so much. I enjoyed being with you. It was my pleasure. And Oh, thank you. Aitäh Marlenile ja Jankale ja aitäh ka meie kuulajatele ja loomulikult meie sponsorile, õpilasfirmale Four Oatsile. Jälgige meid ka Instagramis ja kohtume taas juba 3 nädala pärast.